Tere hommikust, väikesed mudilased ja vahur. Täna räägime natukene autodest. Üks neist on siis 2017 aasta Renault Megane. Mina räägin teile sellisest autost. Ma tean, pilt on väga ilus ja kohe on ka aru saada, mis autoga tegu on. See on ilmselgelt Berlingo. Renault Megane on beige. Bla 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 bla. Sellel autol ei ole mitte midagi huvitavat. Selles mõttes, et tal ei ole mitte midagi erilist. Ma mõtlesin ennist, et mis asjad on beige'id? Beige'i värvi. Kuulde aparaat. See auto ei lähe katki, see auto ei lähe edasi, see auto ei ole ilus. Sokid, sandaalid. Need on siuke tagant ilma jalatugedeta või mis rihmadeta ja nina otsas on hästi võlviseks jauke. Ja need on beige'i värvi. See ongi siukene täiesti mõttetu auto. Minu nägemus on see, et autol peaks olema ikkagi, ta peaks olema mingit moodi eriline. Eriliseks teeb ka selle, kui ta laguneb põhimõtteliselt kogu aeg. Lisaks, kas te teate neid nõmedaid pükse? Meil on miljon taskut ja need saab nagu lukkudega lühemaks teha. Ja mitte üks kord, vaid nagu mitu korda. Et sa saad nagu tõmmata need niiviisi põlve pealseteks, siis sa saad tõmmata need soki pealseteks ja sinna maani. Ja need on hästi palju taskuid, mis on reeglina teil välja vennud, kuigi sa pole mitte kunagi sinna sisse midagi pannud. See on need aga beege'i. See auto ei tekita minus emotsioone. Megani bees, võib selle kohta öelda. No ei tekita. See pilt tekitab rohkem emotsioone minus kui see auto. Renault Megane 1,5 liitrine. Jah, 1,5 liitrine. See on 1,5 liitrine ja ta karub 1,5 tonni. Selles mõttes see teeb siis, mis ta teeb 0,1 liitrit 100 kilogrammi kohta. Te ei näe nagu midagi valesti. Selles mõttes, et anna 100 kilosele mehele reede õhtul 100 milliliitrit õlut. Vaata, mis näon teeb. Ma ei usu, et väga õnnelik on. Aga ikkagi 81 kilovatti. Mis on nagu, tegelikult see on nagu piinlikult vähe. 1,6 55 kilovatti. Tere hommikust vahur, 1,6 55 kilovatti diisel. No mida iganes. Mis kuradi punn see on? Sellel autol on tohutult ebamugavad istmed. Sa istud selle tooli peal nagu puki peal. Te mäletate neid istmeid? Ma nüüd teen oma seda kunstivärki jälle. Need on need toolid, kus on see auk on keskel ja siis tulevad need jalad tulevad siit niimoodi. Ups. Ja põhimõtteliselt siukene tool on Berlingos. See on juhi oma. Ja kujutage ette. See ei ole mitte väike. See auk ei ole seal tooli peal mitte väike. Ma ei tea, kas te olete kunagi istunud Meganis, aga see on nagu kirikus. See on umbes nagu siuke kirikupink. Kui me vaatame seda pilti uuesti, vahur istub siin. Ja kuna ta on 2,5 meetrit pikk, siis tema seljatugi tegelikult läheb veel siit niimoodi. Ehk siis see, kes siin taga istub, ja siin on veel kurat kuut ka, see, kes siin taga istub, temal pole mitte muffigi ruumi. Ja see tähendab, et ta peab olema nagu niipidi. Ma ei tea, kas te olete kunagi istunud kuskil kivimüüri pealt. Seal on samamoodi. Ja siis sa kõlgutad jalgu seal, jalad muidu ulatavad maha ja see pilt muutub kogu aeg. Vaade muutub kogu aeg, et see vaade on kogu aeg erinev. Sest võib-olla see auto liigub. Kui tal on hea päev. Iga teisipäev ja neljapäev. Jah, öeldakse ka, et saab ju hakkama ja ei ole ju vahet, et
et ei tasu viriseda. Ja inimesed saavad vanglas ka hakkama, inimesed võivad vanglas olla seal 20 aastat, elavad üle. Vaadake seda nägu, see ei saa olla okei. Kui sa tahad pikka maad sõita, siis võta mingi muu auto. Järgmine miinus on odav sisu. Nimelt see plastik, mul ei ole sõnu. See on nii halb, et mul ei ole sõnu. Valgustus. No tegelikult ka. Ei ole vaja. Mul ei ole vaja 50 sentimeetrist mingisugust leedi riba kuhugi ukse käetoe sisse. Ma tean, kus on link. See sisu, sellise sisuga auto sobiks mingisugusele sisekujundajale, kes disainib kartulikottidest istmeid näiteks. Või mitte istmeid, vaid kaardinaid. Samasti võiks panna mingi suure noole, mis näitab nagu, näe, tõmba siit. Juhan, siis sa saad välja. Milleks? Sa lähed autosse, sul pole mitte midagi, sul on lihtsalt see. Kui ma nüüd enda autoga võrdlen, siis kindlasti, millest mina puudust tunneksin Berlingos on püsikiiruse hoidja. Mingisugustest vihmasensoritest ja asjadest me rääkime äkka, on ju. Start-stop näiteks. Milleks? Kui ma jään kusagil seisma, siis ma võin ta ise ka välja suretada. Sellel autol on põhimõtteliselt ainult 2 lisa. Soojendusega elektriistmed, mis on ainult on-off, sa paned nad sisse, sul läheb tagumikkult nii kuumaks, et põhimõtteliselt sa pead klõpsima seda. Sa klõpsid sisse, kui nüüd läheb soojaks, klõpsid välja, et jahtuks maha. Ja kui sa pead pikkamaad sõitma külma ilmaga, siis sa ei saa magama jääda, sellepärast kui sa selle sisse jätad, siis see auto põleb lihtsalt maha. Su perse kärsab ära, või tagumik kärsab ära. Ja kui sa seda sisse ei pane, siis tegelikult pole sellelgi point, seepärast istmed on nii ebamugavad. Joone hoidmissüsteem. Ta on nüüd otseselt nagu ei toimi nagu joone hoidja, see on joone hoiatus pigem, ütleme siis nii. Kui sa kaldud joone peale, siis ta hakkab sulle kõlaritest laskma seda sihukest nagu on nagu hakanud ümber ringi, ma näen, ma tean, ma sõitsin sinna. Millest mina ka puudust tunneksin, on helisüsteem kindlasti. Selles kui Berlingol, ma ei tea, kas tal isegi raadio on, tal mingisugune nuppudega huina-muina seal ees on, aga ma pole kunagi näinud, et see töötaks. Seal mingi tuluke põleb, aga seal on vist üks nupp ainult, see on on-off, aga kõvemaks, vaiksemaks midagi teha ei saa. Ma arvan, see visiitkaartide hoidja on see. Samamoodi siis elektriline käsipidur, eks. Nagu kui raske on seda kangida, et ma ei peaks tegema seda liigutust. Ma teen miljon muud liigutust, aga ma seda teha ei taha, seda üles tõmbab, kangi üles tõmbab, see heli ei meeldi näiteks. Milleks on seda vaja? Ma ei saa aru sellest. Järgmine asi, mis on vahurautol, mis mulle absoluutselt ei meeldi, on see osa. Mina arvasin alguses, et vahur ehitas lisatulega antitiiva, kuhu saab võib-olla siis midagi peale panna. Et ühesõnaga tuul tuleb, lükkab siia alla, surub tagumiku maha ja surub selle 55 kilovatti auto korralikult vastu maad. Aga ei, kus sa sellega? Näeb välja nagu laps oleks kokku pandud. Võib-olla mitte nii väga, laps oleks paremini hakkama saanud. Juhi uks on päris hästi välja tulnud, siin on pannud mingi vanem montaažiluks, keskmise uks on pannud õpilane samal ajal, kui see vanem montaažiluks pani ta kõrval, ja see lõpp on nii, et see vanem nagu teadja meister selleks nagu lõunale ja siis see mõtles, et ma saan sellega hakkama ja ei saanud. Ei ole kelk, vaid see on katuseraam. See on täiesti pointless asi. Ja uskuge või mitte, see ongi täpselt sellise kujuga. Ma arvan, siia sisse ta peidab mingid asja. Ja see on lisatuli.
see on nagu taskulamp, mis on pandud katusele. Ma usun südamest, et Vahur oli eelmine elu oli MacGyver. Kuna ta on nii hea sõber, siis ma noogutan ja naeratan, ütlen, et tubli oled, tee veel selliseid asju. Mitte minu autole. Ärge ostke endal beeže keerulisi autoid. Ostke lihtne valge, öko, praktiline. Kui te veel aru ei saanud, siis mulle ei meeldis auto. Igaks juhuks ütlen. Renault rules. Berlingo rules. Ma ei taha rohkem. Aitab küll. Kõik head.